Pärast kui tappa saad, siis enne kaupad ja peale kaupad. Jah. Vaadake, mu näppe ka praegu on terve. Tänast on sahtu. Kes läheb muidugi? Üks võtasin kohe maha. Nagu Kristiga. Aga siis oli ainult üks pandud, järelikult neil ei olnud nii palju. Tõmbas sellega alla. Järgmine päev läksin lõunapaiku, vaatasin, kurat jälle üks üles pannud. Sama plangu. On normaalne tempo või, Martin? Natuke maha. Võta maha, jah? Politseinikul on ka kovad. Üks ainult naismiilis. Naised ongi ilusad. Pole ükski ükski. Ole siin on veel rahvas. Nad võtavad sealt välja selle kivi. See ei ole kakil või paleet või igas viia. Ei no selge, nii nagu parasjagu tundub õige võimalik. Mingi etiketi järgi siis. Pilt on ees, kus tõstetud. Seisa Markuse kõrvale, vaata seal, kus see kaameraga on. Seisad sinna, et see on nagu see alapiiratud siia. Ja poole. Teeks nurga. Teeme üks nurga. Mul on asjad üks seisab siin, teine seisab seal. Lambad. Mul pole sees. Kellel on vaja? Ütled meile kõik head inimesed, kes te siin olete. Sellepärast, et kui on mingid... Võib-olla võtad enda kätte, vaata mina ei ole veel liige. Mehel kaasa. Selge. Sul on nagu see. Oleme täna kogunenud siia, et mälestada 15 aastast tagust valitsuse ämbrisse astumist. Tiit Madisson tuleb, räägib meile natukene nüüd esimese süüdlasena, kes siin seda pahandust tegi. Austatud kohale tulnud, head Lihula elanikud. Siin selle koha peal seisis vaprate Isamaa kaitsjatele pühendatud mälestussammas 60 aastat Eesti kaitselahinguist, millega mälestati Eesti meeste vaprust ja visadust Eesti kaitsmisel 1944. aastal. Mälestusmärk, mis püstitati Lihula vallavalitsuse ja sõjaveteranide ühendava Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ühistööna, sai püsti seista vaid 13 päeva. Tänapäeval loodab Eesti üldsus ja poliitikud NATOle, et küll meile appi tullakse, mistõttu võib oma naabri kui tahes rängalt sõimata. Paraku ei armastata teavitada, et NATO kaitselepingu 5. paragrahvi järgi peab võimaliku agressiooni ohver vastu pidama 2 kuud, enne kui lääneriikide parlamendid otsustavad, kas lähevad võimaliku agressiooni ohvrile appi või mitte. Asjaolu, et lääne ühiskonnad ei suuda mingisugust vastupanu osutada islami jõulisele pealetungile, ei ole loogiline arvata, et tasutakse võimaliku agressiooni ohvrile mingitki sõjalist abi osutama, eriti kui võimalik agressor omab tuumarelva. Pehmostunud läänelt, niinimetatud meie sõpradelt, võib vaid täisidioot seda oodata. Asjaolu, et meie ladvik ei soovi austada oma kangelasi, sunnib arvama,
et enamus ühiskonnast ei ole valmis oma riigi eest välja astuma. Näidaku niinimetatud arvamusküsitlused, mida iganes. Tänan tähelepanu eest. Aga tuleb räägib äkki Jaak Madisson meile natukene nüüd. Aitäh kõik siinviibijad, aitäh eelkõnelejale, peaaegu nimekaimule, Tiidule. Nimed on küll sarnased, kuid tema teod on kordades suuremad olnud, sest et toonase Lihula juhi töö tulemusel sai üldse selline ausammas tehtud. Kui Tiit mainis siin päris poliitikat, et kes on sõbrad ja kus on huvid, siis loomulikult inimestele meeldib uskuda, et kui perekonnas on sõbrad ja sugulased on sõbrad, siis ka riigid on sõbrad. Meil saavad olla otsesed liitlassuhted, kui huvid kattuvad. Aga me ei saa rääkida suurest abielust, kus valitseb armastus. Armastust ei ole ega tule. Ja seetõttu minu sõnum on see, et kui käiakse iga aasta 9. mail kummardamas ja panemas pärgasid Punaarmee sõduri juurde, kui tõesti lapselapsed tahavad mälestada oma vanaisa, neil on see õigus olemas. Me ei saa seda iseenesest ette heita. Aga samal ajal mind väga häirib see, kui minnakse panema Eesti kaitsev ohvitseri poolt pärga Punaarmee sõduri jalamile, sest sellega me kummardame iseenda vaenlast. Ja sellisel juhul on ka meil igasugune õigus mälestada iga aasta neid sõdureid, kes langesid Sinimägedes, tänu kellele said 10 000 Eesti inimesed, naised ja lapsed põgeneda teistesse riikidesse ja pääsesid okupatsiooni verevalamise eest. Selleks on meil igasugune õigus. Ja ma vähemalt siiralt loodan, et ka rohkematel poliitikatel on selleks julgust. Palju neid inimesi küll pole, kes käivad nendel üritustel, aga ehk uus generatsioon ja uus põlvkond suudab muuta ka natukene mõttemaailma ja alla suruda siiamaani meie sees elavad bolševistid ja suurema jumala kummardajad. Aitäh teile kõigile ja elagu Eesti! Järgmise sõnavõttu anname härra Alar Lanemannile. Tere õhtust, head sõbrad. Ma oleks tegelikult tahtnud rääkida hoopis tulevikus. Kui EKRE Pärnu juhatuses öeldi, et läheme üritusele ja Lihula mehed ütlesid, et igaüks peab ütlema seda, mis ta tol hetkel tunneb. Soovin kõigil teil jõudu tänu nendele, kes selle väga raske teemaga tegelikult tegelevad. Ja elagu Eesti! Tegime Lääneranna volikogule, või tähendab, viisime otse vallavanemale avalduse, et tahame kivi paika panna. Meil istusime seal vallamajas. Esimene emotsioon oli väga positiivne. Tundus niimoodi, et kivi ongi juba paigas. Aga võtame aega, küsime kohalikult rahvalt, mida nemad arvavad, sest et volikogu see vallavanem ütles, et kui nüüd midagi läheb valesti, siis esmakannatajad on Lihula elanikud. Sest võttes 15 aastat tagasi, mis siin toimus, kuidas see kivi ära viidi, et lapsi üle kuulama ei hakataks jälle, et ei korduks seda sama jama. Viimane volikogu oli ära ja minule kui taotluse esitajale nad isegi suvatse vastata. Nad valetavad televisioonis, et nad on minuga ühendust võtnud. Me oleme arutanud kõike. No ei ole, peale seda vallavolikogu ei ole minuga keegi ühendust võtnud ja me ei ole arutanud mitte ühte sõna. Et hea tahte märgiks mina ütlesin, et mina olen nõus nendega rääkima, arutama ja et leiame kokkuleppe. Aga nüüd me mõtlesime, et me jätame selle koha rahule. Et ei oleks enam seda aasimist, et siia, sinna, kolmandasse kohta. Me paneme selle niikuinii üles. Paneme seaduslikult, paneme eramaale ja mitte keegi ei köhi selle peale. Need inimesed, kes täna räägivad, et Eestis pole elu kunagi nii hea olnud, peaksid olema siin samamoodi pärgadega, nii nagu 9. mail käiakse Aljošat kummardamas. See on häbiväärne, et meie juhtidel ei ole nii palju julgust, et kummarduda ka nende meeste ees, kes andsid oma elu, mis on teatavasti kõige kallim igale inimesele, andsid oma elu vaba, iseseisva Eesti eest
ja nad panid selga selle mundri, mis oli teistpool rindejoont, sest neil ei olnud muud võimalust. Mis nad pidid siis minema tööpükstes veel? Ja küll nii mõnigi mees läks tööpükstes metsa, et seista vaba Eesti eest. Au ja kiitus, mälestus igavene nendele poegadele, kes andsid oma elu. Ja kui te ei tea, kuidas käituda või kuidas otsustada ja kus osaleda või mitte osaleda, siis mina mõtlen alati nii. Ma panen ennast sellesse olukorda, kus oli võib-olla nende meeste ema, õde, abikaasa. Kas nemad oleks salganud oma Eesti mehi maha või häbenenud tulla selle mälestusmärgi mälestusüritusele? Kindlasti mitte. Igavene mälestus ja au Eesti poegadele. Võib minna? Jaa, minge pange. Tuli üks hea mõte. Eestimaale vaan, nyt Pärnu piirit pentsini ja Valgast Viru vereni sa ruutaa. Kaitsma kodumaad, me vabadust on valitsemas rõhujad. Üles Eestimaale vaan, nyt Pärnu piirit pentsini ja Valgast Viru vereni sa ruutaa. Kaitsma kodumaad, me vabadust on valitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed andnud ära Isamaa. Kindel kui raud on meie meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed andnud ära Isamaa. Kui ainust meest me tulle tormame ja tagasi me lööme maailmasel, surma ei karda Eestimaale vaan. See on hea, et vähemalt siia ei keelata tulla, et see on neid langenuid või ütleme siis, neid nad lubavad mälestada. Meil on plaanis siia kõrvale, ehk sinna poole, lipu poole, originaalkuju või see mälestuskivi ära tuua sealt lagedilt. Üritame hakata nüüd teiselt tasandilt, me ei hakka enam vallaga siin asju ajama, et teeme eelnõu, teeme Riigikogule kohe, et tunnistada need teises vabadussõjas. Tähendab, teine maailmasõja osa Eestis vabadussõjaks, teiseks vabadussõjaks ja võidelnud mehed vabadusvõitlejateks. Täpselt õige. Hakkame saatma kas või iga nädal teile kogu aeg neid kirju. Et kui me saame selle tehtud, siis ma tahan näha, kes keelab selle kivi siia panna. Ja kaheksis jälle. Aga nüüd, teeme meeldima. Mulle ütle ka paari aastana.
suur tänu teile kõigepealt Eesti Neegeri sõprade klubile, kes selle tänase ürituse korraldas ja 15 aasta taguseid sündmusi mälestama tuli. Ja suur tänu nendele meestele, kelle auks on see vabadussammas püstitatud ja suur tänu nendele meestele, kes teises vabadussõjas oma elu andsid Eesti vabadusega. Selline plaan, nagu klubi juhataja rääkis, on ringelnud ka vallavolikogu tagatubades, kui nii võib öelda, ja vallavalitsus on seda arutatud, et see park siin võiks olla Vabaduspargi nime all. Ja kuna praegu käib konkurss Lihula peatänava ja meie pisikesele maalapile, mis on ainult meie oma, neid mehi peab tõesti austama ja mälestama. Ma paluksin teil nüüd mingi minuti vaikselt seista ja mõelda nende meeste kangelastegude peale ja austada neid mehi selle vaikuse minuti. Lipud valvel. Aitäh teile! Lipud jalale. Aga mina tahaks nende meeste kõrval meenutada ja mälestada ka neid naisi, kes pärast eriti seda teist sõda jäid üksinda oma lastega ja kasvatasid neist need, kes selle Eesti Vabariigi taastasid. Nii et ärgem unustagem Eesti emasid, kes on kasvatanud meid kõiki. Aitäh teile! Olekski nagu kõik. Meie üritus ei lõppe selles mõttes, et võitlus läheb edasi.